Tere kõigile ka minu poolt, minu nimi on Joel Sõrnask, mul on tõesti hea meel siin olla ja ma näen teie seas palju tuttavaid nägusid, kellega me oleme saanud koostööd teha. Ma räägin natukene laiemalt kui ainult nüüd sellest kinnisvara finantseerimisest, et ma olen siia, nagu te näete ka pealkirja pannud, lisaks mõned uudised. Võib-olla kõik uudised ei ole nüüd nagu tänase päeva uudised, aga need puudutavad paljusid teist isiklikult ja selle poolest või selle tõttu ma nad olen ka siia sisse toonud. Me oleme natukene oma graafikust maas, meie esimene kõneleja oli poliitik ja naisterahvas veel peale kauba, et natuke vajas rohkem aega. Et ma teen natukene kiiremini, et me kõige tähtsama osa juurde ja oma lõuna juurde jõuaksime siis õigel ajal. Et mina olen KPMGs vastutav nii-öelda maksunõustamise ja õigusnõustamise ja natukene ka corporate finance ja tehingunõustamise eest, et siis teen natukene tausta minust. Ma olen seal töötanud üle 13 aasta, mis on natuke rohkem kui kolmandik minu elust, et üsna kaua. Aga asja juurde. Euroopa kinnisvaraturust ma tooksin mõned faktid välja, et minu slaidid on suhtkoht sellised natuke teksti ja mõni pilt, et kui reaalne SKP Euroopas on nüüd nii-öelda kriisieelse taseme ületanud, siis on endiselt päris mitmeid riike, eriti Kesk- ja Ida-Euroopas, kus siis SKP nagu kriisieelsele tasemele endiselt alla jääb. Et me võime nii-öelda, ma olen Baltikumi toonud siin ka enamasti eraldi välja, et kui Baltikumi majanduskasv nii-öelda Euroopa keskmist ületab, siis meie kahjuks ei ole see sugugi mitte Eesti suurepärane saavutus, vaid et pigem ikkagi nii-öelda Läti ja Leedu, et kui Eesti eelmise aasta majanduskasv oli 0,8%, siis Lätis oli see 4,1% ja Läti on tegelikult kõige kiiremini kasvav majandus Euroopas praegu. Selle aasta väljavaade on 4,9%, et kui ma siin erinevatel oma maksuteemalistel loengutel olen Eesti siis nii-öelda riigivalitsejate pihta natukene tuld andnud, et Läti jookseb meil pikkade sammudega eest ära, siis ega nüüd see pilt ka siin meie jaoks just kõige ilusam ei paista, et lätlastele tahaks ikka ära teha, aga praegu ei tule nagu hästi välja. Et kinnisvara investeeringute maht, see uuring, millest ma praegu räägin, ma unustasin enne öelda, keskendub, see on 5. korda KPMG poolt terves Euroopas tehtud uuring, kus siis küsitletakse kümneid ja sadu pankasid, ehk see on nii-öelda pankadest saadud info, mida ma siin teile praegu jagan. Et kui kinnisvara investeeringute maht, mida siis pangad finantseerisid Euroopas oli suurusjärgus 80 miljardit eurot, siis see on nüüd see on nüüd siis umbes 25% suurem, kui ta oli aasta varem, ehk et nii-öelda kinnisvara turul iseenesest kasvu me näeme, aga see ei ole nüüd selline kasv, mis nagu väga pikalt oleks meil põhjust arvata, et jätkub ja see on väga ebaühtlane riigiti. Et näiteks, kui te vaatate seda pilti, siis Ida-Euroopa osakaal tegelikult on nendest Euroopa kinnisvara investeeringute mahtudest suhteliselt tagasihoidlik ja kui 2013. aasta esimeses pooles oli Venemaa osa 58%, siis selle aasta esimeses pooles oli see langenud 41%-ni ja võttes arvesse kõike, mis seal idapiiri taga praegu toimub, on päris suur tõenäosus, et kui me järgmise aasta pilti vaatame, siis pole sellest 41-st ka enam suurt midagi alles. Kui me vaatame nii-öelda probleemseid laene või üldse laenude nii-öelda, kuidas nüüd öelda, siis probleemsust või mitte probleemsust, siis on üsnagi huvitavad tendentsid siin märgata. Näiteks, et just sai mainitud Venemaad, et Venemaa on siit nii-öelda altpoolt kolmas selles rivis, ehk siis Venemaal on Euroopas peaaegu kõige vähem probleemseid laenusid. Kõiges rohkem neid on need probleemsed laenud nii-öelda on siis need helesinised seal. Need keskmised, need tumedamad sinised on nii-öelda nagu väheprobleemsed laenud, mis vajaksid nii-öelda natukene tupsutamist, et toimida ja rohelised on siis need, mis toimivad niigi. Et kui me vaatame, siis Rumeenias on pilt pankade jaoks üsna kehva, et umbes sama palju, kui on toimivaid laene, on siis nagu heavily
serious impairment nagu nõudvaid laene. Aga see Baltikum on siin üsnagi huvitavas seisus, ta on umbes siin täpselt keskel, kus on 84% selle rohelist ribu peale kirjutatud, need on siis nii-öelda head laenud, ja 15% on siis nii-öelda neid natukene restruktureerimist vajavaid laene, aga neid, mis on nagu tõsiselt hapud, neid on ainult 1%, ehk et nii-öelda tõsiselt happude laenude kontekstis on Baltikum tegelikult väga heas seisus, mis tõenäoliselt kajastub või on selle tulem, et Baltikumi rabas finantskriis tegelikult Euroopas peaaegu et kõige kõvemini ja tänaseks on need nii-öelda nagu täiesti hapud laenud lihtsalt juba korstnasse ära kirjutatud ja need ei ole enam. Ehk et selles mõttes on pilt hea pankade poolt vaadates. Nüüd kui vaadata siis kinnisvara laenuportfelli tervikuna, siis Baltimaade pangandussektoris laenuportfell on langenud 2013. aastal 6,5%. Tegelikult nüüd väljastatud laenusid on rohkem 2013. aastal, kui neid oli 2012. aastal kinnisvarasektoris, aga neid nii-öelda probleemsete laenude mahakandmisi on endiselt nii-öelda olnud rohkem, mis tõttu on siis see kogu laenuportfelli viinud langusesse. Ja siis see, mis nüüd tulema hakkab, on täiesti polaarne, et pooled pangad arvavad, et järgmise 12–18 kuu jooksul pilt olulisel määral paraneb ja teised arvavad, et eriti mitte. Et kui nüüd nad kaks poolt kokku liita, siis suure tõenäosusega midagi eriti väga palju sellest muutuma ei hakka. Et mida siis pangad näevad kõige probleemsema tegurina üldse kinnisvara investeeringute mahtude suurenemisel, on ikkagi siis makromajanduslik keskkond. Ehk maakeeles öeldes, kui majandus ei kasva, siis on väike aga tõenäosus see, et olulisi investeeringuid julgetakse ja ettevõtjate poolt teha. Ja siis on huvitav situatsioon, et pangad ühelt poolt nii-öelda enda hinnangul siis või sisetunde järgi tunnevad, et nad tahaksid anda raha välja investeeringuteks, aga nende poolt vaadates on eelkõige puudus julgetest investoritest ja investorite poolelt siis nii-öelda oma kapitalist ehk siis oma finantseeringust. Et selles mõttes, kui nüüd nagu seda pankade poolt vaadata, siis nende arvates neid investeeringuid võiks nagu oluliselt rohkem olla, nad hea meelega finantseeriksid, aga nad ei ole ärimehi, kes midagi teeksid. Teie siin kinnisvarasektori esindajatena tõenäoliselt oskate sellele oma arvamuse vastu öelda. See pankade poolt väljendatud seisukoht on nende oma. Nüüd, kui vaadata, et mida siis finantseeritakse, siis ütleme, Baltikum on selles tabelis siin või selles graafikus umbes täpselt seal keskel. Ehk et kui meie siin vaatame siis nii-öelda büroopindade, kaubanduspindade, elamispindade ja tootmispindade finantseerimine kinnisvara arendusobjektidena on üsnagi nii-öelda võrdsel tasemel. Aga kui me vaatame siis nii-öelda vana Euroopa poole, ehk siis Suurbritannia, Saksamaa, siis väga olulises osas ikkagi pankade poolt finantseeritakse käesoleval hetkel siis büroo- ja logistikaobjekte. Et see on nii-öelda siis ütleme, selles valdkonnas tehtavad arengud on siis nii-öelda pankade antud hetkel nii-öelda lemmiksuund või lemmikobjektid, et nendele on üsnagi kindlasti võimalik siis finantseerimist saada. Loomulikult oleneb see, mida ma näitan ka kohe siin natukene edasi, oleneb see sellest, et milline on siis konkreetne objekt ja oleneb veel mitmest asjast, aga üldiselt see valdkond on nii-öelda esmaeelistatud. Kõige vähem eelistatakse hotelle praegu, mis mõnes mõttes on nagu natukene naljakas, kui ma toon paralleeli näiteks oma tööst maksunõustajana, siis üks kiiremini kasvavaid valdkondi meie maksunõustamisäris on piiriüleste töötajatega seotud maksunõustamine, et see kasvab nagu peaaegu et plahvatuslikult, mitte nüüd kahjuks KPMG äri selles osas, aga see piiriülene liikumine, et järjest rohkem inimesed liiguvad, järjest rohkem tuleb mitte ainult nagu
inimesed üksi, vaid koos perekondadega, et maailm on nii palju globaliseerunud, et ma just kujutaks ette, et hotellid ja sellised arendused, just ma räägin lühiajalistest liikumistest, et mitte niivõrd nagu elama minekust isegi, et hotellid ja ka elamispinnad, üüripinnad võiks tegelikult nii-öelda olla selles edetabelis palju kõrgemal. Ja finantseerimise kriteeriumid, ütleme, ega pilt ei ole tegelikult eriti originaalne selles mõttes, et kui nüüd rääkida seda, et mida siis pangad analüüsivad sellel hetkel, kui nad finantseerimisotsust langetavad, et hea ärimudel, varade kvaliteet, arendaja maine ja soovitus, eelnev müügi- ja renditase, ilmselgelt on need asjad kindlasti, mida tuleb arvesse võtta. Ehk et see uuring siis nii-öelda kinnitas seda. Aga siin on väga huvitav vastuolu välja tulnud, kui te seda alumist pilti vaatate, et siin on siis küsitletud konkreetselt siis nüüd Baltimaade pankasid, et kui ma eelmise slaidi või üle-eelmise slaidi juures rääkisin, et pangad iseenesest nii-öelda tahaksid nagu rohkem finantseerida, mis on nagu mõnes mõttes ju loogiline, et see on nende äri ju finantseerida objekte ja sealt intressi teenida, siis kui on siis konkreetselt küsitud, et kuulge, et kui nüüd oleks, et sellised ja sellised ja sellised objektid, et kui valmis te siis oleksite finantseerima, näiteks, et kas siis kassavoo objektidesse või siis arendusobjektidesse, siis see Balti pankade nii-öelda valmidus hetkel on siis nii-öelda, kuidas ma siis ütlen, less open to moderately open, et ega tahaks finantseerida, aga nagu väga tegelikult ei julge. Et see on selles mõttes natukene vastuoluline, et kui tahaks võtta kätte ja tee ära, et kõik siis kokkuvõttes ju elavduvad sellest. Aga see oli huvitav tendents, ja selle ma tahtsin eraldi siia välja tuua, et kui on tegelikult ühelt poolt nii-öelda finantsinstitutsioonidele siis tunne, et nad tahaksid rohkem investeerida, aga ei ole tegijaid, siis teistpidi tuleb välja ikkagi, et kui on tegijad, siis neile eriti ei tahaks nagu raha anda. Et see päris on nagu natuke naljakas pilt. Aga kokkuvõttes sellest uuringust jääb kõlama ikkagi see suhtkoht sarnane mõte, mis oli ka Ruta Arumäel, et tegelikult on endiselt pankadel huvi finantseerida head äriobjektid, hea mainega arendajad, eriti büroo- ja logistikasektoris arendavatele objektidele väga suure tõenäosusega saavad endiselt finantseeringut ja et selles mõttes nii-öelda laenukeskkond on endiselt positiivne, sest intressitase on madal, nii-öelda eelkõige positiivne siis nii-öelda selle arendajate jaoks, et minu sõnum selle uuringu kokkuvõtte puhul on see, et äri läheb edasi. Väga lühidalt öeldes. Mul on paar asja veel, millest ma tahtsin rääkida, ehk siis need paar asja on mõned nii-öelda teid võib-olla natukene isiklikumalt puudutavad asjad, et esimene osa minu ettekandest oli lihtsalt nii-öelda Euroopa üldiste tendentside kirjeldus. Aga ma tahaks rääkida natukene oma tööst õigus- ja maksunõustajana, et mis siis kinnisvarasektori inimestega suheldes ja koostööd tehes on viimastel aegadel teemaks olnud. Ja üks huvitav teema on see alternatiivfondide teema. Selle taust läheb tagasi 2008. aastasse, kui G20 juhid said kokku ja see 2008 aasta oli siis, kui masu oli kogu Euroopat ja tegelikult kogu maailma kimbutamas päris kõvasti. Ja siis nad adusid, et kui juba on kehtestatud nii-öelda finantsinstitutsioonidele ja krediidiasutustele, traditsioonilistele finantseerimisorganisatsioonidele nagu fondid ja kõik sellised asjad, konkreetsed regulatsioonid, mida siis finantsinspektsioonide järgi saab globaalselt suunata, siis on
terve ports selliseid nii-öelda vabu radikaale, kes siis on kinnisvaraärimehed ja mitte ainult kinnisvara, vaid üleüldse sellised seltskonnad, kes investeerivad siis kollektiivselt, ajavad grupikaupa äri ja Finantsinspektsioon ei saa kuidagi nagu mõjutada, et mida ja kuidas nad siis teevad. Tundus halb. Ja selleks siis mõeldi välja alternatiivinvesteerimisfondi valitsejate direktiiv, mille siis Euroopa Komisjon 2009. aastal vastu võttis. Vabandan siin selles pealkirjas on AIFMD peaks olema, Alternative Investment Fund Manager Directive, et siin on väike kirjaviga. Aga mida siis alternatiivinvesteerimisfond, alternatiivfond endast kujutab, on sisuliselt seda kirjeldatakse nii-öelda keeruliste terminitega, nagu ikka direktiivides kombeks. Et kindra investeerimispoliitikaga investeerimisstruktuur, kus investorid on passiivsed ja ei juhi investeeringut individuaalselt. Mida see tähendab? See tähendab seda, et alternatiivfond võib olla igasugune investeering, näiteks võtame kinnisvaraobjekti, kuhu siis investeerivad rohkem kui üks isik, kuhu investeeritakse kollektiivselt, näiteks sõpruskond, kas siis eraisikutena või oma firmade kaudu. Võtame näitena 3 investorit, kes on siis omavahel kokku leppinud, see investeerimispoliitika tähendab, kes on siis omavahel kokku leppinud, et kuidas ja mida nad sinna investeerivad, kui palju, ja kuidas siis see nii-öelda kasum ja tootlus sealt siis hakkab nende omavahel jagunema. Et võtame näiteks, et kas see on siis tehtud äriühinguna või see on tehtud lepingulise struktuurina, näiteks seltsinguna. Kõik variandid on võimalikud. Eeldus on see, et investoreid on siis mitu. Neid ei pea kohe mitu olema, aga üldiselt neid peaks olema mitu ja nad kõik ei juhi seda investeeringut, et vähemalt üks neist ei juhi. Mis sisuliselt tähendab seda, et kui tuleb punt sõpru kokku, 2 tükki annavad raha ja üks nii-öelda investeerib siis oma aja, kogemuse ja suhted ja networking oskused ja kõik muud asjad sinna sisse, siis tegelikult on tegemist nii-öelda alternatiivfondiga, mis siis tuleks Finantsinspektsioonis registreerida ja see nii-öelda see investor või siis selle fondi või selle investeeringu juht, siis tema puhul on siis tegemist fondivalitsejaga. Et mida see siis tegelikult tähendab või miks ma seda räägin, on see, et väga paljudel teist tõenäoliselt on investeeringuid, kuhu on tehtud see investeering mitte nii-öelda üksinda ega ka äriühingu mõttes üksinda, vaid kuhu on kaasatud siis rohkem investoreid. Ja kuna Eestis ei ole sellel teema nii-öelda suhtes eriti palju räägitud ja eriti palju häält tehtud, siis iseenesest on väga vähe teada kinnisvarasektoril tegutsejatele minu hinnangul, et tegemist võib olla nii-öelda Finantsinspektsiooni regulatsioonile alluva investeerimistegevusega, ehk siis tegemist on investeerimisfondiga. Investeerimisfondi puhul nüüd ütleme, et see asi siis kvalifitseerub alternatiivfondiks ja mida siis teha tuleb, on see, et kui nende varade maht, mis selle fondi valitseja poolt valitsetavad fondide, kes otseselt või kaudselt valitsetavate fondide puhul jääb alla 100 miljoni euro, siis tegelikult ei juhtu mitte midagi. Et tuleb lihtsalt, päris midagi ei saa öelda, tuleb lihtsalt Finantsinspektsioonis registreerida ja Finantsinspektsioon aeg-ajalt küsib mingit informatsiooni, mida sinna tuleb saata. Aga kui on nüüd üle 100 miljoni euro see varade väärtus, siis läheb olukord natuke keerulisemaks, sellepärast, et siis rakenduvad juba fondivalitsejale seatavad nõuded investeerimisfondide seaduse alusel, mis puudutavad siis fondivalitseja tegevusloa taotlemist, seal on erinevad nõuded kapitaliseeritusele ja siis nii-öelda organisatoorsed ja tegevuslikud nõuded veel, ehk et nii-öelda kinnisvaraärist saab natukene finantssektori maiguline tegevus tegelikult. Ja see on selles mõttes natukene juba problemaatilisem koht, sellepärast, et kui need inimesed, kes selle äriga tegelevad, nagu tõesti tahaksid finantssektoris töötada, siis tõenäoliselt nad oleksid seda ka algusest peale juba teinud. Et see on asi,
mis tegelikult on nii-öelda natukene niisugune kollane latern, et kui te teate oma tegevusest või tunnete, et see teema võiks olla nagu teie jaoks oluline, siis ma kindlasti nagu soovitaks kas või anonüümselt rääkida Finantsinspektsiooniga või rääkida teile meelepäraste nõustajatega, et lihtsalt maandada seda riski, et Finantsinspektsioon teid nagu kolitama hakkab mingil hetkel. See trahv, mis selle eest on, kui neid asju tegemata jätta, on kuni 32 000 eurot, see ei ole nagu nüüd tappev summa iseenesest, aga ta on üsna ebameeldiv sellegi poolest. Nii. Ja nüüd ma räägiksin paarist maksuasjast ka. Kuna maksustamine on ikkagi minu põhitöö, siis ei tahaks teid siit minema lasta ilma, et ma teile midagi maksudest ei räägiks. On üks oluline asi, mis on järjest nii-öelda kohtupraktikas ja maksuhalduri tegevuses järjest olulisemaks muutunud, on see, et kinnisasjad käibemaksu mõistes on täiesti suurepärased maksunõustajate töö nii-öelda materjal sisuliselt, kuna seal on olukordi, kus kinnisasja tuleb maksustada, siis on olukordi, kus võib maksustada ja olukordi, kus ei tohi maksustada. Ja see, mis olukord parasjagu on, oleneb umbes 26 erinevast detailist. Aga laias laastus on nii-öelda üks kõige problemaatilisem olukord see, kus see nii-öelda võib maksustada olukord. Ehk siis näiteks, kui teil on soetatud kinnisvara objekt, mis ei ole, või mitte soetatud, isegi arendatud või oma loodud kinnisvara objekt, mis ei ole elamispind. Elamispinna üüri ei tohi käibemaksuga maksustada, see on seaduses kirjas. Aga kui on kinnisvara objekt, mida müüakse käibemaksuga või mida renditakse käibemaksuga, siis sellest tegevusest tuleb maksuhaldurid eelnevalt teavitada, sellest maksustamistegevusest siis. Sellepärast, et nii-öelda defaultina on tegemist kinnisasja võõrandamise puhul tegemist maksuvaba käibega. Maksuvaba käive tähendab seda, et sisendkäibemaksu, mis selle arenduseks või soetamiseks on tehtud, ei tohi maha arvata. Nüüd seda tohib maha arvata sellisel juhul, kui maksuametit on maksustamisest teavitatud, aga seda tuleb teha etteulatuvalt. Ja halvem lugu sellega on see, et kui näiteks te ostate kinnisvara objekti või rendite kinnisvara oma hankija käest, ja sellele ostuhinnale või siis rendihinnale lisatakse käibemaks, aga te ei tea, kas see müüja või siis rendile andja on sellest käibemaksu lisamisest teavitanud, siis kannate te riski endas, et te ei tohi seda sisendkäibemaksu tegelikult maha arvata, sellepärast et ostja on selle õigusvastaselt lisanud sinna, või mitte ostja, vaid see müüja või rendile andja. Ja see on tegelikult päris suur probleem ja meil on ka kohtulahendeid selle kohta, kus tegelikult ongi nii-öelda siis ostu poolelt on siis sisendkäibemaks nii-öelda tagasi nõutud selle tõttu, et ostja ei ole veendunud, et müüja on maksuhaldurit teadnud, et sisendkäibemaks või tähendab, et kinnisvara rendile või müügile siis käibemaks lisatakse. Ehk et see tundub niisugune nii-öelda natukene niisugune formaalsus, aga tegelikult see on väga oluline ja kohtupraktika alusel see on nüüd siin hiljuti veel olulisemaks muutunud. Ehk et miks ma seda teile praegu räägin, on see, et tagasiulatuvalt alates 2013. juulist on maksusaladuse alt välistatud see, et see, kui siis nii-öelda äriühing on maksuametit teavitanud mingile kinnisvara objektile või kogu oma kinnisvara tegevusele käibemaksu lisamisest, ja seda saab siis maksuametist ka kontrollida. Ehk et kui ta ise ei ole oma nii-öelda finantsarvestusega lahutamatult seotud oma ettevõttes, siis ma soovitaksin kindlasti viia see info siis kas raamatupidamis- või finantspersonalini, et maksuametist saab tegelikult päringu vormis, kas siis e-maksuameti või e-maili kaudu digiallkirjastatuna küsida, et kas see ettevõtja, kelle käest me teenust või kaupa, kaup siis selles mõttes ka kinnisasi ostame, kas see ettevõtja on teavitanud sellele kinnisasjale käibemaksu lisamisest. Ja sellega te maandate selle riski, mida te kannate sisuliselt 3 aastat vastasel juhul, kuna 3 aastat on maksudeklaratsiooni korrigeerimise ja maksu määramise aeg, et maksuhaldur ütleb, et te olete sisendkäibemaksu õigusvastaselt maha arvanud ja palub teil selle tagasi maksta. See on üks asi.
Ja viimase asjana ma räägiks nendest 1000-eurostest arvetest ka, kuna see on teema, mida siis meie käest küsitakse umbes iga päev. Tegelikult on üks teine teema veel, see puudutab sõiduautode käibemaksu, aga kuna autod ei ole täna teemaks, siis ma sellest võib-olla räägin inimestele, kes soovivad selle kohta midagi eraldi küsida, et ma olen päeva lõpuni siin ja kuhugi ära ei kao, kui keegi tahab midagi küsida, tulge küsiga. Aga need 1000-eurosed arved, nendest ma räägin sellepärast, et ma usun, et päris paljudel teist siin on oma nii-öelda valdusühing või oma osaühing, mille kaudu mingisugust äritegevust tehakse, et siis 1. novembrist, mis oli täpselt nädal aega tagasi, tuleb siis arvet pidada selle üle, kes teile teenust osutab, kes teile kaupa müüb, kellele te ise müüte kaupa, kellele ise te teenust osutate ja need arved kõik siis kumulatiivses plaanis deklareerida selleks ette nähtud deklaratsiooni vormil, ehk siis anda infot siis maksuhaldurile, kellega te äri teete. See ei pea olema ainult need, kes on üle 1000 eurot, te võite ka nii-öelda kõik sinna sisse panna, aga ma ei tea, kas sellel on päris mõtet. Sellel on mõtet siis, kui see eristamine, näiteks kui mahud on väga suured ja see eristamine on väga keeruline. Ehk et mis selle asja point on see, et suur vend siis nagu jälgib meid kõiki, et ma üritasin küll maksuhalduri ja Rahandusministeeriumiga tegelikult päris pikalt vaielda, et see meede on täiesti mõttetu ja see ei aita mitte kuidagi kaasa maksukäitumise parandamisele, pigem tuleks laiendada siseriiklikku pöördmaksustamist, ehk siis nii-öelda see maksupettuse võimalus üldsegi nagu ära kaotada, et siseriiklikel tehingutel kahe käibemaksu kohustuslase vahel ei oleks üldse vaja käibemaksu arvutada ega juurde panna, sellepärast et kui üks maksab ja teine selle tagasi küsib, siis riik on ikka saldo mõttes nullis. Aga see paraku ei läinud eriti kaugele, sellepärast et Rahandusministeerium ei tahtnud Euroopa Komisjoniga vastuollu minna, kes tegelikult on ühe korra Austria puhul selle ära keeranud. Aga Austria soovis seda nii-öelda kõikides sektorites teha. Ma ise mõtlesin, et võib-olla seda saaks ainult nii-öelda probleemsemates sektorites teha, aga ei võetud vedu seekord. Aga see, mis on siis nii-öelda oluline meelde, et ma panin selle deklaratsiooni pildi ka siia, et deklaratsioon on lõbus nagu ikka, seal on umbes 100 välja, millest igasse ühte tuleb kirjutada midagi. Et teie raamatupidamistarkvara kindlasti update'itakse ära ja see nii-öelda võtab ise sellest süsteemist, selekteerib need arved välja, aga see ei ole alati kindel, et ta seda õigesti teeb. Nii et kui teil on tarvis mingisugust nõu või abi selles osas, siis võtke ühendust. Ma olen hea meelega valmis sellel teemal palju pikemalt rääkima. Küsige. Jah, kas on küsimusi härra Sennaskile?